Tere jälle! Inimkond elab juba ammu globaalsel ülemaailmsel infoprügimäel. See tähendab seda, et sellele prügimäele tuleb järjest juurde kõikvõimaliku infoprügi. Vaadake palun raamatu Normaalne söömine esikaane joonist. Te näete, et ka söömisalal produtseeritakse kõvasti infoprügi. Nii et infoprükarlus tegutseb ka söömise valdkonnas kõvasti. No mõned näited. Näiteks selline lausung: revolutsiooniline avastus söömises. Või järgmine lause: kõike eelnevalt täiesti ümberlükkav lähenemine. Või järgmine lause: imedieet, mille puhul võib kõike süüa. Ja nii edasi, ja nii edasi, nii edasi. Neid surutakse inimestele peale. Tegelikult on need agressiivsed müügivõtted kergeuslike püüdmiseks ja neilt raha välja lüpsmiseks. Seetõttu ütlen ma väga selgelt: inimese organismi parimat ainevahetust tagav teaduspõhine söömisalane põhiinfo on teadusmaailmas ajakestvalt juba paigas. See on ka olemas kõikide riikide toitumissoovitustes. Pange tähele, kõikide riikide toitumissoovitused, millised riigid nad ei ole, kas rikkad või vaesed, milline on seal usk, rõhutavad tasakaalustatud segatoitluse tähtsust. Erinevad riigid kasutavad küll toidugruppide esiletoomiseks erinevaid visuaalkujundeid, ringe, taldrikud, püramiid ja nii edasi, aga neis on alati olemas mõlemad. See on nii taimsed kui loomsed päritolu toitainete grupid. Ja selline tasakaalustatud segatoitlus on väga iseloomulik ka nendele maadele, mille kohta öeldakse, et neil on domineeriv Vahemeremaa dieet, mida peetakse üheks tervislikumaks. Nendest asjadest ma räägin kunagi hiljem. Loomulikult, kui ilmus normaalse söömise esmatrükk aastal 2003, on ka seal juba olemas ja hilisemates trükkides olemas see põhiinfo. Võite lugeda näiteks raamatust lehekülg 13-20. Seal olev info on ainevahetuse põhine, teaduspõhine ja süsteemne. Ja kui te loete, te näete, et mitte midagi ei ole keerulist, kui te nende põhimõtete järgi käitute enamikel aegadel. Mõni päev ei ole niimoodi, siis oletegi juba 99,99% normaalne sööja. Selleks aga teile edu!